ma armastan kohvi. Ma armastan selle lõhna, ma armastan selle maitset, ma armastan seda rituaali. 2 euroga saan ma osta endale pileti paradiisi. Stop, stop, stop! 2 euroga saan ma osta endale pileti paradiisi. Vaata, Taavi, kuna ma olen sina, siis ma tean väga hästi, et see kohvi maksab 2,70. See on cappuccino, seal on üks suhkur sees. Ja ma tean ka, et sa ostad seda iga kord, kui sa näed, et kellegi käes on kohvitops, kui kell saab 12 või kui sa näed ühte Statoili. Jah, Statoili. Sa lähed ja ostad selle. Lihtsuse huvides oletame, et sa ostad iga argipäev 1 kohvi endale. See teeb 5 kohvi nädalas, 4 nädalat on kuus, mis kokku tähendab, et su kohviostud lähevad maksma 60 eurot kuus. Nüüd ma küsin sult teistmoodi, kas sa oleksid valmis tellima endale, ütleme, Coffeeflix teenuse hinnaga 60 eurot kuus, mille eest sa saad 1 kohvi igal argipäeval? Et asja proportsiooni seada, siis sa saaksid 1 nädala tellimuse eest endale Netflixi, millega sa terve pere saaks vaadata Ultra HD-s kõiki filme, mis üldse olemas on Netflixi serverites. Ei tea, ei ole väga hea teinud. Nüüd ma sain aru, ma ei osta enam kunagi endale ise kohvi. Teisisõnu, regulaarsete käitumismustrite puhul, regulaarsete kulutuste puhul tuleb endalt küsida, mis selle harjumuse hind on, mitte kui palju 1 korra hind on. Sama kehtib ka säästudega. Võtame näiteks hapukoore. Kujutame ette, et sa iga nädal säästad hapukoore pealt 20 senti. Ostad selle kollase allahindlusega hapukoore või käid Prismast ostmas asju. See tähendab, et sa säästad 1 kuu jooksul 80 senti. See teeb 1 aastas 10,4 eurot. Ja oletame optimistlikult, et sul on veel 5 aastat elada jäänud. See tähendab, et sa säästad eluea jooksul sellega 52 eurot. Ja ümardame selle 60, sest olgem ausad, mõnel nädalal läheb mitu hapukoort. Seda pole kuigi palju tegelikult. Aga kui sa sinna oma piimasäästud juurde arvutad, siis kokku see tuleb ikkagi täitsa arvestatav summa. Okei, hea point, aga kas video on läbinud või? Oota. See pole veel kõik. Rahalist kahju on kerge mõõta, aga muud sorti kahjud on sama reaalsed. Lihtsalt neid ei saa nii kergelt numbritega väljendada. Näiteks kahjulikust mõjust tervisele saab aru alles siis, kui on juba liiga hilja. Niisiis tasub üle kontrollida oma regulaarsed tegevused, nagu näiteks kiirtoidu söömine, suitsetamine ja uudiste vaatamine ning endalt küsida, mis on selle harjumuse hind. Ühel õhtul uudiste vaatamise osas saab silma kinni pigistada, aga kui see muutub sõltuvuseks ja seda tehakse igal õhtul, on asi juba päris halb. Uudised käsitlevad teemasid, mis on uued. Eilsed uudised on tänaseks juba liiga vanad. Tänased uudised on homseks juba liiga vanad. Uudised teesklevad, et otsivad püsisuhet, aga osutuvad järgmisel hommikul kell 7 värskemate uudiste ilmumisel 1 öö suhteks. Päris hea mõte, aga see video võiks lõppeda juba. Oota, ma ei ole veel lõpetanud. Aastas on 365 päeva. Kui iga päev pool tundi uudiseid vaatad, läheb aastas 182,5 tundi uudiste vaatamise peale. 5 aasta jooksul on see peaaegu 1000 tundi. 1000 tundi on piisav, et milleski päris heaks saada. Näiteks ratsutamises, ravimite tundma õppimises või nukkudega mängimises. Kas sa pigem oskaksid ratsutada või vaataksid 5 aastaid uudiseid ja saaksid kogu selle stressi? Pealegi need uudised on asjade kohta, mida sina muuta ei saa. Kaua sa veel räägid muidu? Oota, ma ei ole veel lõpetanud. Mida siis uudiste asemel teha? Tarbida meediat, mis on aja hammasratastele vastu pidanud. Näiteks IMDb top 100 filmid, suur kirjandus, või miks mitte vaadata mõnda lõpmata toredat ja ajatu sisuga Eesti uut YouTube'i kanalit. Nüüd on kõik. Das diamel is net zo'n ramp. Han gullen is net zo'n ramp.
Ei fångat som ram.